Seekord on hästi vahva sünnipäeva laps meil, sellepärast et mitte üksi ei saa ta 28-aastaseks, vaid ta on värskelt andnud välja ka oma uue singli. Tegemist on siis meie vahva superstaari Udo Sepaga ja mis on kõige kihvtim on see, et ta on oma sünnipäeva hommikusöögile võtnud kaasa ka oma armsa kallima Sirli. Tere Udo ja palju õnne sünnipäevaks. Ma ei tea, kuidas sul on nende erikujuliste tortidega, on sulle varem antud ka neid? Mitte kunagi. Nii kihvti torti pole saanud, no vaata. Ja siin on siis happy birthday ehk siis palju õnne. Ma pole elu sees nii suurt ägedat kooki näinud. Ja ma arvan, et see maitseb ka hästi. Selles suhtes, kui siuke kook ikka tuuakse, siis tuleb see ikkagi kindlalt ära süüa. Ja no ma saan aru, et sulle kallimalt tuleb veel kooki lisaks. Tuleb, ma ei tea, ta ei ole öelnud. Eks see jääb üllatuseks. Nüüd on üllatus. Me ei ole tegelikult üsna juhuslikult selles toredas kohas nagu Ocean 11, et sul on tulemas ka kontsert, et nüüd tuleb uus laul, nüüd tuleb kohe hakkab kontsert tuur peale. Kus juures siin samas homme on siin täitsa mõnus kontsert. Teeme väikse lauluga. Läheb see kitarr siis kohe käiku? Jah, teise lauluga ainult. Aitäh sulle, Udo, ja palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Lastuun kannab sõnu vastused kogu eluks, ainult tuleta käed ja näed, olen sinule. Peatub aeg, süda veksab kiirelt, vaatad mind, lollustesse järgned, sinuga kaotan end tundmatusse. Vahel on valus, kui minevik peatab mind, tunnen end ja kaotan sind. Tahan vaid tead, kui kustutan vead, meile kuuluvad uued read. Ei ole piire, me sinuga, kahekesi tunnatusse sõidame, ükskõiksed tunded su naeratuses, me unistuste raamatus on uued ajad. Mul on teile ka väike kingitus enda poolt. Siin on nagu selline tropikond kleepse. Udo Sepaga kleepsud, väga äge. Kus juures siin samas pildi peal on tegelikult tagataustal eesti keeles kirjutatud selline väike miniraamat ka, kus on siis minu unistustest kirjas, et mida ma tahaksin, et korda läheks. Nii et siis teate, mis seal taga on. Uued read. Armas Udo, mul on nii hea meel, et me saame sellist sinu sünnipäeva hommikut koos veeta ja sul on ka sinu armas elukaaslane Sirli sinu kõrval. Et ma kõigepealt alustuseks küsingi, et Sirli, kas see on siis teie teine ühine sünnipäeva hommik Udoga koos või juba veel rohkem on neid olnud? Tegelikult on see täitsa esimene sünnipäeva hommik koos. Ja sul on kindlasti tohutud üllatused ka juba Udo jaoks valmis mõeldud. Terve päev räägib. Ei, mis asja päev, pool kuud juba räägib see, et no, mis sa sellel päeval teed kell 5, kindlasti oled ära, on ju. On ja suured üllatused on plaanis ja ma väga loodan, et need ka talle meeldivad. Tegelikult inimesed hakkasid sul juba ammu sünnipäevaks õnne soovima, et mis värk sellega on? Kogemata eile helistasid, sellepärast, et ma käisin Ameerikas raamatuid müümas. Ja siis seal oli kindel värk see, et sa pidid tegema endale raamatukonto. Ehk siis see on konto, mis on mõeldud ainult raamatu müümiseks. Ja seal ma kogemata panin sünnipäevaks 27. märts. Ja eile ema helistab, juba laulab, ma olen poole pealt, homme on ja kuidas ei tea, mu enda ema. Ja siis oli kohe süü isa peale lükanud, et isa, ei, Egon ütles ju, Egon hirmutas, mind näitas ka mul. Et jah. Sain sünnipäevaks nende käest trompeti. Tohoh, päriselt või? Ja päriselt, ma ise olen ka täiesti vaimustuses, et kunagi, mis ta oli siis, ma ütlen põhikooli ajal, käisin muusikakoolis 4 aastat trompetit tegelikult õppimas ja mõtlen, et see on selline ilus trompet, et peaks äkki uue või järgmise või ülejärgmise loo isegi trompetiga saatma natuke. Aga see on ju ikka päris kallis pill ja kallis kind ka ju. Muidugi on, aga noh, eks isa ütles ka, et ta oli emale silma öelnud ühel õhtul lihtsalt täiesti nõnda, et nad vaatasid telekat ja siis ütles emale silma, et
kuule, aga kingi muudole trompeti. Ja siis ema oli ka kohe nõus, kohe, et noh, selles suhtes, kui ma kingituse kätte sain, ma olin sõnatu, siiamaani olen. Kas Uudo on muidu selline üllataja mees või? Eks ikka on. Teil on muidugi selline armumisfaas veel peal, ma saan aru, et aga kuidas ta sind siis üllatab? Ta ikka oskab üllatada, et küll tuleb koju või noh, tuleb töölt koju on ju, ootan ja siis keegi laseb ukse kella. Nii. Ja siis vaatan, Uudo seisab suure lillekimbuga ukse taga, et tal on väga armsad üllatused olnud. No jah, selles suhtes, et ta juba muretses, et kus ma kaua juba ära olen olnud. See oli päev enne naistepäeva. Ja no mind on suhteliselt lihtne üllatada ka, et ta on vist sellest täitsa aru ka saanud. Jah, suhteliselt lihtne. Kuidagi saab aru ka, et mis üllatused tema poolt hakkavad vaikselt tulema. Ma olen arvamusmängu teinud nõnda, et mõtleb, et võite, mis ma sünnipäevaks kingin. Ja siis ma olen nagu, AirPodsi ma kindlasti ei taha. Siis ta nagu metsa küll. Milline sünnipäevade tähistaja sa oled? Et oled selline ikka, peab ikka korraliku pidu saama või on see nüüd juba hakanud aastatega muutuma? See on aastatega natukene hakanud muutuma, sellepärast, et varem 20ndate alguses meeldis alati nõnda, et peale sünnipäeva lähed sinna kluppi ja siis tõmbad ribadeks järgmiseks hommikuks vaata. Aga praegu on nagu, võib-olla nii palju isegi ei kutsu sinna välja, aga ma ei teagi, oleneb sellest, et kui 25 oli juubel, siis sai ka nagu tohutu peo maha pandud, vaata. Aga 30 on vist järgmine nagu selline suurem pidu, et ma ei tea. Iga aasta, mis tuleb 30ndale lähedale, on siuke tunne, et nagu juba nagu see seljavalude protsent läheb nagu suureks. Ei, tegelikult pole hullu, lihtsalt nagu see number nagu hirmutab natukene, aga eks ta hirmutab vist kõiki. Mis ma peaks tegema? Ma 43 juba. Näe, ikka saan hakkama veel. Sa oled puhta. Mulle aisu ei ole selles. Sa oled puhta noor mees. Sa oled täitsa ilus, ära muretse. Aitäh, Uudo. Unistuste raamatus on uued read. Tegelikult uued read. Nüüd see laul, mis täna välja tuli, see natukene seletab ka seal ühes kohas on kirjas, et need mineviku vead, mis on tehtud, et loodetavasti need saavad nagu unustatud ja unustusse lükatud, et see laul on ka mingis mõttes loodud selle nimel, et edasi minna uuega, et unustada need mineviku kartused, asjad, mis on kõik olnud ja võtta ette nagu sellised uued mälestused, uued seiklused, et ei oleks nagu sellist hirmu selles ees, et midagi nagu peaks kaotama tänu sellele, et sa neid seiklusi siis ette võtad või vastupidi. Et see on selline ikkagi väga isiklik lugu? On, tohutult isiklik lugu. Selles suhtes, eks ma nagu, kui ma refrääni kirjutasin, siis mul oli kogu aeg see tunne sees, et seda on kuulda minu sealt laulust ka kogu aeg on see tunne sees, et ma panen täies südamest, et ei ole piire. Me sinuga kahekesi tundmatusse sõidame ja panemegi tundmatusse. Sunaeratud sees, me unistuste raamatus on uued read. Mulle just meeldivad need nagu variatsioonid, mis seal laulus on, et ta tegelikult hakkab ju väga rahulikult, niimoodi nagu enamus Uudo laulud on, ta kerib ennast hästi ülesse ja siis tuleb ikka selline väike nagu roki vibe ka sisse, et mulle nagu väga meeldib see laul tõesti. Kas sa näed ka seda tema kirjutamisprotsessi nagu kõrvalt või kuidas siis muusiku naise elu on? Ei, seda protsessi on kõrvalt väga huvitav vaadata. Et eks teda tuleb natuke nagu suruda ka sinna, et mine tee nüüd. Ja kui ta võtab kätte ja hakkab tegema, siis teda ei ole nagu nädal aega. Siis ma olen arvutis. Et ta lihtsalt on nii süvenenud ja nii keskendunud sellesse laulu, et ta teebki selle väga hästi ära. Aga ta siis mängib sulle neid nii-öelda vaheetappe ka, et oled sa tema esimene kriitik? Isegi aitas laulus kaasa tegelikult. Ja teises salmis ja seal on veel paar kohta, kus ma olin täiesti kinni ja siis ta tuli lihtsalt lahendusega. Ma ütleks, et Sirli on selline tagant suruv jõud, mis paneb mind tööle ja teeb mind paremaks inimeseks. Et see on nagu äge. Tänu talle jõudsingi sünnipäevaks selle laulu valmis. Et muidu oleks tulnud kuskil võib-olla 2 aasta pärast. Aga kas sul olid siis Uudo suhtes ka mingid eelarvamused? Google on ju suur ja lai ja seal tuleb ikka igasuguseid jutte ja minevik Uudo kohta. 100%. Esimest korda me tegelikult kohtusime peale seda, kui me mõlemad tulime siis Ameerikast raamatuid müümast tagasi. Ja siis septembri alguses ongi kohe selline nii-öelda Welcome back pidu. No aga Sirli, kirjelda siis, millist Uudo Seppa sina tunned?
ta on väga hooliv, oskab üllatada hästi. Ta on väga sihuke armas ja hästi südamlik, ma ütleks. Teeb nalja väga palju. Liiga palju vahest. Vahest liiga palju. Et igav ei hakka, ütleme nii. Ja mis te siis koos teete? Käite kinos või on teil mingeid lemmiktegevusi ka koos? Teeme kinos, mängime diski, teeme igast nalja. Et siin just selle uued read lauluga õpetasin Sirlit natuke rohkem drooni juhtima ja et käisime koos, tegime selle video valmis ja et inimestel oleks midagi põnevat vaadata ka. Ja esimesed reisid on ka tehtud, ma arvan, jah? Jah, esimesed reisid ka käisime Soomes näiteks, Muumimaal. Ei käib Muumimaal? Ja ei peaaegu. Sama asi. Ei no öeldakse, et reisil õpid ikka oma kaasast kõige paremini tundma. Kas Soome kõige kaugemal ka ikka juba käinud või? No kaugemal vist ei olegi. No nii vähe koos olnud, vaata, aega on selle jaoks, et praegu endal on ka elus nii palju erinevaid perioode ja Sirlil täpselt samamoodi. Sirlil on veel ülikooli lõpetamine käes, siis mul endal on, et saaks nagu tööl võimalikult hästi asjad tööle. Ja praegu olengi Quantum Horizon'is ainult, kus siis ma olen tehniline projektijuht, ehk siis võtan projektid enda kätte ja hoian lihtsalt pilku peal, et kõik nagu läheks hästi ja testin ka samaaegselt, et need tehtud asjad saaks õigesti tehtud, et kui ei ole, siis nagu jälle jagad, et kuidas nagu võiks tegelikult see asi välja näha või töötada, et jah, projekti juhtimisega ka tegelikult tohutult palju jälle juurde õppinud tarkvaraarendust, et see on tohutult lai ala. Just nagu ma olen nagu praegu hetkel just selles kohas, kus me loome kokku veebilehti ja ehitame need selliseks, et need oleks nagu päriselt tehniliselt töötavad ka, et nad klient läheks ja jõuaks selle ostuotsuseni, ehk siis see on nagu tegelikult tohutult suur nagu projekt kokkuvõttes, iga veebileht. Igal juhul oled sa rahul, et sul on olemas ka nii-öelda see backup plan, ehk siis see päris töökoht, kui muusiku leib ei ole ju nii stabiilne. Jah, just, et on üks lisasissetulek, millega saab investeerida juurde muusikasse, et küll aga praegu on ainult paar kuud see töö olnud, aga ma olen väga rahul. Mina ka õpin küberfüüsikat. Esimest korda kuulsin, ma olin ühe korra veel, palun. Ma õpin Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu kolledžis olengi praegu 3. kursusel, kevadel või suvel siis lõpetan. Ja ta on ka, küberfüüsika ongi siuke nagu IKT siuke eriala, et kui ma lõpetan, siis ma olengi tarkvara arendaja, IT, mis see tarkvara arenduse insener. IT insener. Jah. Aga no see kõlab ju nagu palju pappi või? Hea palk või? Eks ta kõlab jah. Palju tööd ka. Ta on hästi huvitav erialaga tegelikult, et hästi palju saab nagu ise teha, et ei ole nagu siuke kuiv praktika ainult. Mina õpin koolis ja Udo õpib minu pealt. Aga mõlemad nagu haarab see valdkond, nii et jällegi asi, millest on hästi palju rääkida ja teemat arendada, eks ju koos. Just. Kas nüüd midagi selle aasta jooksul on siis välja tulnud ka, mis vaja niimoodi nurka lihvida olnud? Või kõik ongi siuke suhkruvott ja ükssarvikud? Võib-olla ongi nagu praegu see faas, kus lihtsalt oleme armastanud üksteist ja kindlasti on neid perioode ka olnud, kus natuke nagu üksteisel nagu kratist kinni vaata, et õpime tundma ja täpselt nii see suhe igal pool käib, et kui on kõik liiga ilus, siis midagi on valesti. No millised teie tülid on? Kes esimesena järgi annab ja kes alustab? Ma ei tea, see on vist mõlemad pidi. Jah, ma ütleks, et me mõlemad tuleme üpriski kangekaelsed, et... Oja. Oleneb asjast, mille puhul tülitseme vist. Enamasti on nagu see, et nagu üks võimalus on see, et kas tema tõmbab hästi rahulikuks või siis vastupidi, ma olen nagu selline, et... Ja tihti see lõpeb ikka sellega, et me vaatame üksteisele otsa ja hakkame lihtsalt naerma. Siis on kõik hästi. No kui ruttu läks siis, kui sa neiu oma vanematele tutvuma viisid? Oi. Kui ruttu oli see asi sul selge? See oli suht kohe selge. Nii et on tore, et tulevane ämm jäi sul või? Jah, on.
ja vastupidi rohkem ei olegi sõnu. Jah, on. Ja vastupidi ka ilmselt siis sa oled tutvunud ka Sirli perega. Ta on jah, tore isa on, tore ema on, et isa on selline natuke õllefanaatik, mis mulle väga sobib, mulle meeldivad ka õlled saunas vaata. Ema on selline jooksufanaatik, mis on teistpidi nagu väga äge, et saab nagu jah, nüüd Viljandi jooksule, et lähme kõik koos vaata. Olete te mõlemad siis sellised abielluja tüübid või? Kuidas sa rehkendad? Rehkendan. Nagu minu jaoks on täpselt see, et ma ei oskagi öelda, et tahaks nagu ilusaid pulmi saada. Ehk siis kui teha siis midagi nagu sellist, mis on meelde ja see vajab alati nagu tohutult raha vaata ja tutvusi ja connectioneid ja kõiki asju, et kui teha, siis minu mõte on nagu teha nagu täpselt selliselt, et oleks ilusalt ja suurelt ja nii, et Sirli oleks rahul. Aga kuidas sina, Sirli, tunned, kas sa juba niimoodi vaikselt mõtled, et äkki võiks see sõrmus kuskil olla või sa just nimelt tunned, et tegelikult on väga hea, et me veel õpime teineteist tundma, veel oleme niisama, et olla siis päris kindel selles jah-sõnas? Ma arvan, et hetkel on veel see faas, kus õpime vaikselt üksteist tundma ja no pressure uuda. Vaatame, kuidas. No pressure'it ei ole üldse. Sirli on täitsa no pressure inimene ka. Et sa ei tunne selles mõttes sellist survet, et peaks hakkama mingeid suuremaid otsuseid, suuremaid samme võtma? No tegelikult sees natukene on kõik. Aga ei, ma arvan, et aeg on selle asjaga, et enne ehitab enda elu natukene ikkagi üles, et muidu kui jah, niisama astuda sinna sisse, siis võibki olla nagu see, et okei, ei saanud selliseid pulmi nagu tahaks, vaata ikkagi üks kord elame, vaata. Et jah. Nii, tuleme su selle laulu juurde tagasi. On uued read, praegu nüüd täna tuli välja hästi ägeda kitarri, värgid, särgid, siis on järgmiseks on ühe vana loo, mis me kunagi tegime minu vennaga, selle teeme nagu uueks, see on nagu järgmine asi, mis nagu tuleb. Siis on üks laul Tuulde, mis on kergelt siuke unelaul või ma ei tea, ma ei oskagi öelda. Ma ei ütleks, et unelaul. No see ei ole Tuulde, me ei ole pealkirjas veel vist selgeks saanud. Et ta on ka pigem selline... Ballad? Ei? Ta on nagu siuke hispaaniano natuke nagu selline kergelt, sinna tahaks trompetit sisse tuua. Et hetkel on ta siuke akustilise vaibiga. Jah, aga väga mõnus laul räägib samamoodi siukestest unistustest. See vahepealne periood, kus sa ei olnud lauljana nii tegev, kas sa tagantjärgi vaatad, et see oli nagu hea? Või kas sa said ise nagu ka hingata? Jah, muusikaliselt oli hea paus, sellepärast ma sain tagasi vaadata endasse, inimesesse, kes ma tegelikult olen, sain ülikooli ära lõpetatud, peale seda sain seiklused raamatu müümisel ja ei tegelikult tagasi vaadata, see on päris äge elu. Siis tuleb Sirli, jummel küll, see on äge. Aga jah, see paus muusikaliselt oli tähtis selleks, et ma saaksin arendada just ennast sellel alal, kus ma olen. Ja ma sain aru, et mul on tegelikult vaja ka midagi muud kui lihtsalt muusikat. Et see on nagu üks asi, mis ma sain sealt tagasi ja praegu arendan seda ainult edasi. Sirli, milline on üks sinu kõige lemmikumaid siis Uudo laule? Lappes. Ma ütlesin, see küsimus tuleb. Hetkel. Mulle tõesti väga meeldib see uus laul, uued read. Oi, seda on ju miljon korda kuulatud ka ju. Ja. Mulle väga meeldib see On hetki. See on väga armas laul. Ja Preiga. On hetki ongi see laul, mis me ümber teeme nüüd. Ja, nüüd tuleb uus versioon sellest. Küsin, et mis su unistused ja soovid siis sinu uueks sünnipäeva aastaks on? Ma arvan, et võib-olla need 2 aastat ei läheks liiga kiiresti, et järsk on 30 käes. Et see on nagu kindel värk, et kui 30 lööb, siis on ikka päris valus. Et see on natuke vara. Aga ma tunnen ennast nagu 21 ikka veel vaata. Või 18, ei 21. 18 ma olin ikka täitsa ullike. Aga ma ütleks seda, et võib-olla saaks mingisuguse elupaika. Et aretaks rohkem edasi ennast IT-valdkonnas, samamoodi saan investeerida muusikavaldkonda ja järgmiseks unistuseks on enda maalapp, kus ma saan enda maja ehitada. Ühine kodulaen siis, jah?
juba laen või? Noh, selles suhtes vaatame, mis võimalused on, et mulle meeldiks täiesti nõnda teha, et saab nagu enda visiooni järgi ehitada, et võtabki täieliku nagu sellise enda projekti. Ja mis sina Udole soovid ja teile? Kahele. Mis ma meile soovin? Läks kurvaks või? Ei, las ma mõtlen nüüd. Võib-olla seda, et meil tuleks väga siuke seikluste rohke elu, et saaks palju maailma avastada ja midagi põnevat koos kogeda. Ja ma ütleks seda ka, et võib-olla pingelistemal momentidel, kus ongi nagu hästi palju asju koos, et me leiaks üksteisel ka natuke rohkem aega. Jah. Me unistuste raamatus on uued read. Unistustel uued read. Ei ole piire, me sinuga kahekesi tunnatusse sõidame, ükskõiksed tunded sul äratuses. Me unistuste raamatus on uued read. Me unistuste raamatus on uued read. Aitäh! No mina soovin sulle palju uusi ridu sinu muusikateel ja uusi ridu siis ka teie toredal ühisel eluteel. Aitäh! Aitäh, Udo! Unistuste raamatus on uued read.